Tere! Kristiine Keskus, Oliirise spordibaar ja Betsafe Sports Arena. Need kohad tervitavad teid. Me istume täna siin ja räägime jalgpallimeistrite liiga poolfinaali eel, korduskohtumiste eel, jalgpallijuttu Toomas Vara ja Gert Kams. Kõigepealt kohe see, Gert, mis särk sul seljas on? Panin Liverpooli särgi selga, lootes ikkagi, et äkki Liverpool sellise väikse ime korda saadab, et selja peal on ka üks nimi. No näita. Mees, kes kaasa ei mängi seda mängu ja see on originaalsärk, siin on autogramm ka peal ja see on siis eelmisest aastast, kui Firmino mängis Hull City vastu, selliseid särke Eestis palju ei ole, Luule Komissarov ja sina. Jah, põhimõtteliselt küll, et siit tervitused Ragnar Klavanile, kes selle särgi mulle muretses ja autogrammi ka sinna peale küsis, et aitäh, Ragnar. No tähelepanelikumad märkasid, et Kalev alustas kohe ikkagi põhimõtteliselt kõige tähtsama, et mitte öelda pommuudisega, et tõepoolest tänase päeva seisuga on üpriski kindel, et Firmino ei mängi seda mängu kaasa, mis tähendab seda, et Liverpoolil selle imelise comebacki tegemine on selle võrra veel raskem, kui me võib-olla arvasime nädal aega tagasi. See imeline comeback tegelikult, me ei pea üldse kaugele minema ajaloos, et näha meeskonda, keda eelmine aasta Liverpool poolfinaalis võitis, ehk AS Rooma sai selle sama asjaga hakkama eelmisel aastal. Esimese kohtumisega kaotasid 1-4 Camp Noul, kodus võitsid 3-0. See on nii värskelt juhtunud, aga see kõlab nii uskumatult, kuidas see võimalik oli. Seal on veel huvitav on see, et see kolmeväravalise kaotusseisu tagasi mängimine on iseenesest nagu supersaavutus. Aga Barcelona jaoks on võib-olla väike ohumärk või selline nagu väike tundlik signaal on see, et Barcelona on 2 viimast korda meistrite liigas välja kukkunud peale seda, kui nad on esimese mängu kodus võitnud. Ehk et ka enne seda veidi varem ühel hooajal 2015-2016 Atletico vastu Camp Noul võideti tookord küll veidi väiksema skooriga 2-1 ja pärast mindi Madridi ja kaotati 0-2. Nii et 2 viimast korda, kui Barcelona on play-off mängu esimese kodus võitnud, on nad ikkagi välja kukkunud. Aga see on täna küll see koht, kus me seda ajalugu nii palju vaadata ei saa, sest see tundub täiesti lootusetu seis Liverpooli jaoks. Kui me läheme korraks Gert selle esimese mängu juurde tagasi, siis sinu hinnangul, mida Liverpool valesti tegi? Mängisid tegelikult ju perfektse mängu, ilusa mängu, aga 0 väravat ja endale lasid 3 lüüa. Jah, Jürgen Klopp ju peale mängu ütles ka, et meie poolt parim mäng, mis me üldse võõrsil mänginud oleme terve selle Champions League'i hooaja jooksul, et vaadates üldse seda mängu ja tervet seda mängupilti, siis tegelikult kas Barcelona 3-0 võitu vääris, see on omaette küsimärk, on ju. Aga kui sul on maailma paremuselt 5 jalgpallur võtta ja mees lööb ka 2 väravat ja karistuslööke ta lööb nagu penalti juba, et paremini. Ja isegi parema protsendiga võib-olla juba, et võib-olla see ongi see vahe nagu. Ma nägin vahepeal 2 mängu vahel keegi pani mingisuguse rivi üles, et Messi on löönud Inglismaa top 6 satsi vastu väravaid, vist paar meest on rohkem löönud, ainult selle vahega, et Messi ei mängi Inglismaal, et Aguero vist oli seal eespool temast ja keegi oli veel. Ma isegi tean, kes see mees oli, kes selle üles pani, et minu arust istub mul siin vasakul käel. Inimesed armastavad seda meest. Väga vähesed, aga mõni siiski võib-olla tõesti. Aga tõepoolest, et see Messi number Inglismaa klubide vastu, nüüd kus ta sai Liverpooli vastu ka 2 kirja, see on tegelikult päris raju. Nii on just, et Messil tõepoolest enne olid siis Liverpooli vastu väravad löömata, nüüd on neid 2 tükki löödud, mis tähendab seda, et tema saldo ikkagi nagu Inglise satside vastu läheb ainult rajumaks, nii et ma ei mäleta peast, mis see number on ja ma ei leia siit paberi pealt seda ka praegu üles. Ja kui tulla tagasi veel selle esimese mängu juurde, siis mis nagu mulje mul sellest mängust tegelikult jäi, eks sa Kalev ja Toomas te seda mängu kommenteerisite ja eks ma arvan, te ise saite ka väga hästi aru, et ega sa nagu seal No-Campil väga selliste suurte jõududega tegelikult ikkagi seda Barsat ründama ei saa minna. Aga ometi ta läks. Ja ometi ta läks ja selle eest nagu ausalt nagu müts maha nagu Liverpooli eest. Tõesti, nad ei mänginud kehva mängu, aga 3 on taga ja Dembele oleks võinud teki täitsa peale lõpus seal tõmmata, aga ta otsustas, et ta lihtsalt nagu söödab kätte siis Alissonile selle palli, et No kui sa juba oleksite peal läksid, siis tuleb ikkagi meenutada, et Salal oli võimalus seal ikkagi 1 tagasi, 1 võõrsil värav oleks meil teinud selle
selle teisipäeva õhtuse mängu siin palju põnevamaks, ehk et see 2 meetri pealt posti kirutada, noh, seal peab ka ikkagi juba erilised oskused olema, nii et sellest on tegelikult kahju, et see ei tulnud. Nädalavahetus on selja taga, mõlemad meeskonnad mängisid, nagu me teame, on Barcelona siis Hispaania meistritiitel käes ja see meeskond, kes mängis seal Celta Vigo vastu, no ütleme nii, et 90% sellest koosseisust ei mahu isegi vist nüüd Barcelona pingi peale, kes Liverpooli vastu tuleb, ehk et Valverde andis praktiliselt kõikidele välja arvatud Arturo Vidalile puhkepäeva ja need mehed ei mänginud, tulemus oli kohe teada, Barcelona kaotus, aga see ei tähenda mitte midagi. Newcastli vastu mängis Liverpool ikkagi väga ellujäämise mängu ja jäid ellu, 3-2 nad võitsid, 86. minutil tuli see võiduvärav ja ikkagi päris palju jäi sinna väljakule. No loomulikult Liverpoolil on natuke raskem situatsioon ja võiks isegi öelda ebaõiglane, et me oleme palju rääkinud siin nende eelnevate nädalate jooksul, kuidas Hollandis ajaksid kogu liiga ja põhimõtteliselt kogu riik on läinud selja taha, toetab, mänge jäetakse ära ja kõik muud jutud. Siis meil tõesti 2 täiesti erinevat situatsiooni. Barcelona läheb Celta Vigo vastu väljakule, Celta Vigo mehed teevad seda nii-öelda siis seda meistrile, kuidas seda nimetatakse, kus seal mehed seisavad 2 pool ja annavad au, eks ju. Platsile tulevad mehed, kes pole, eks ju, seal nagu tiitlivõidu juures väga palju nagu panustanud. No aplodeerinud. Jah, ehk et ja see jäi ka nagu Barcelona kõige helgemaks hetkeks selles mängus, olgem aus, nii et tõepoolest ma arvan, et selle võiks kokku võtta sellega, kuidas Kevin Prince Boatengile anti 3 punkti 10 peale seda, kui ta seal väljakul oli saanud möllata, eks ju, nii et noh, see ja samal ajal siis tõesti pidi Liverpool mängima Newcastliga ikka väga raske mängu ja no olgem ausad. Selle mängu võitmiseks läks ikka päris palju kohtunike abi ka vaja, aga võidu nad said, mis tähendab seda, et hetkel, kui me veel ei tea, kuidas lõpeb esmaspäeva õhtune mäng Manchester City eelviimase vooru mäng, siis hetkel on Liverpool praegu tabeli liider ja kõik tegelikult ikkagi jääb viimase vooru peale, mis meile kui Inglise jalgpalli ja Premier League'i sõprale muidugi sobib hästi. Kui me vaatasime seda Newcastli mängu, siis esimesele 2 väravale, kes andis söödu Liverpooli poole pealt, oli mees, kes Barcelona mängus istus pingi peale, ehk et Trent Alexander-Arnold, kellest oli juttu ka, et miks ta algkoosseisust välja jäi. 2 väravasöötu tuli pauh. Okei, seal olid ka mehed ikkagi väga vabad, ootamatult vabad seal Newcastli kastis, aga söödud olid täpselt. No Joe Gomez oli tegelikult valikus ikkagi pigem sellepärast, et Gomezi nii-öelda kaitsetöö võib-olla veidi parem kui... Nii et küsimus kuulub, kellega alustab... Tegelikult naljakas kohtu üldse, mida arutada, sinu positsioon põhimõtteliselt, aga kes alustab kordusmängu Liverpoolis, kas Gomez või Arnold? No mina arvan, et Trent seda mängu alustab sellepärast juba, et ma arvan, et me saame selles mängus näha seda Jürgen Kloppi heavy metal jalgpalli, et hakkavad kõrgelt taga ajama, rahvas tuleb taha, kui saavad kiiresti ühe kätte, siis ma ütlen, siis juba on kõik võimalik ja mis Barcelona puhul tegelikult minule silma on jäänud, see hooaeg on see, et ikkagi võõrsil nad ei ole nii veenvad tegelikult. Et ma nagu, eks ma natuke nagu Liverpooli fänn ka olen ja ma loodan ikkagi, et sellest mängust tuleb veel selline väga huvitav triller. See kõrge press, eks ju, mis on Kloppi meeskondi kogu aeg iseloomustanud. Me nägime esimeses mängus Firminot ei olnud ja seda kohta mängis põhimõtteliselt Wijnaldum. Sina kui ekspert ütled meile kindlasti ära, kas Wijnaldum sai hakkama? No ütleme nii, et eks Klopp seal tegelikult natuke kavaldas, et ta ei mänginud nagu päris puhta 9, aga ta mängis ideeliselt nagu vale 9, et Wijnaldum ei olnud nagu selline nagu tüüpiline nagu tipuründaja, et ta tegelikult ikkagi vajus sinna madalamale ja siis Mané ja Salah ikkagi tegelikult olid tast kõrgemal nagu. Aga käik ei puudu siis? Ja selles suhtes küll, et kui sa nüüd vaatad seda Liverpooli, seda ründetriot, siis nende parim kolmik ikkagi üleval on Mané, Firmino ja Salah, et need mehed, nad tunnevad juba nii hästi üksteist, et teavad, kus teine liigub ja löövad väravaid ja nad on nii palju koos mänginud ja kõik see, et ma isegi ei kujuta ette, kellega see Jürgen nüüd alustada võiks. Õnneks on Starric võtta alati pingilt. Ja Starric on kindlasti, kes tahaks tulla kindlasti. Jaa, aga Starriciga ma arvan on see probleem, et Starric tundub nagu pigem selline mängija, kes seal Firmino moodi ilgelt seal ülevalt nagu suure hurraaga pressida ei taha, et ta pigem ootab seda,
kui sõbrad töö ära teevad ja talle jala peale panevad, et ta siis saaks seda sellele no ma tõin ka tegelikult Starritši nime lauda rohkem sellise, ma üritasin oma häälde sellist veidi irooniat panna või nagu muiet suunurka jätta. Nagu Enn Põlluaas ei õnnestunud. Jah, aga tõepoolest, Starritš sel hooajal ei ole küll väga millegagi silma paistnud ja seesama eelpool mainitud Newcastle'i mäng, samamoodi. Iseenesest huvitav, sa mainisid seda, kuidas, eks ju, mõni mees teeb rohkem, mõni mees vähem, eks ju, tagasitööd ründajates. Kõige parem näide, Leo Messi esimeses mängus. Mul meeldis see väljend, mida peale mängu, ma ei mäleta, kes ta kohta kasutas, et Messi tegi selles mängus Cristiano Ronaldot, kes jalutas pool aega, eks ju, ringi. No Messi teeb seda tihti. Ja seda ütles ka Van Dijk, et väga raske on jälgida ründajat, kes mingitel hetkedel kaob kuhugi väljaku serva ära ja üritab ennast nagu konkreetselt nähtamatuks teha, eks ju. Et ma arvan, et Messi ilmselt ka ealistest iseärasustest tulenevalt üha rohkem me hakkamegi sellist Messit nägema. No suures plaanis vahet pole, tei 2 puudet ja 2 väravat ja kasutegevusprotsent on ikkagi väga kõrge. Nimetame ära siis, nimetasime, et Firmino kindlasti ei mängi, Keita ka ei mängi Liverpooli poole pealt, mis on suur kaotus ja Mo Salah sai siis ka Newcastle'i vastu mingi peavigastuse. Klopp ütles, et ta nägi teda riietusruumis ikkagi silmad lahti ja kõneles ka, nii et pakun, et see mees mängib. Jaa, ma arvan ka, et seal jutt oli, et arstid olid talle nuuspiiritust andnud ja mehel oli pilt selge, et ma olen enam kui kindel, et mees teisipäeva õhtul väljakul jookseb. Läheme nüüd koefitsientide juurde ka. No nii on, et mina kogu lugupidamise juures Liverpooli vastu arvan, et selle korduskohtumise Barcelona samamoodi võidab. Ja see koefitsient oleks niigi päris magus, nii et kes ei taha nüüd päris pööraseks minuga koos minna, need võivad jääda ka selle juurde, ma võin teile öelda, et see Barcelona võidukoefitsient on üle 3. Aga kui siia juurde lisada, et Barcelona võidab ja Messi skoorib, siis Betsafe'i abiga sai sellest 7,0, nii et mina ütlen, et Barcelona ja Messi ja 7,0. Ma lähen selle peale, et siit tuleb mingi selline raju andmine nagu ütleme see Barcelona PSG, mida me mäletame kõik, et siit tuleb mingi väga raju andmine. Ja ütlen, et Barcelona lööb selles mängus üle 1,5 värava. Kas sellest neile piisab või ei piisa edasi pääsuks, seda ma ei ütle teile. Aga ütlen, et Liverpooli poole pealt üks skoorija on Van Dijk ja siit tuleb koefitsient, mis on selle hooaja kõige kõrgem. Ehk Van Dijk skoorib ja Barca üle 1,5 värava ja koefitsient on 18. 18. Ja Betsafe kahekordistab teie võidu kuni 20 euro ulatuses. No praegu nägite küll sellise meeleheitliku inimese panust, et kui sa oled terve hooaja nagu mööda pannud, puusse pannud, siis üritad ühe petiga nagu tagasi teha, et siis nii see ei tööta. Saame näha, vaatame selle mängu õhtul ära ja loodetavasti sellest tuleb tõeline thriller, millest on jälle aastaid ja aastaid põhjust rääkida ja ma usun, et sellest tuleb ka. Kohtumiseni!